Tere! Tere tulemast, Kristiina Kallas! Nagu te väga hästi teate, siis Riigikogu liikmete ja Eesti Vabariigi valitsuse töölepingud on läbi saamas. Välja on kuulutatud läbipaistvad avalikud konkursid kõikide kohtade täitmiseks. Erakond Eesti 200 on teid valinud oma esimeheks ja peaministri kandidaadiks. Miks te tahate saada Eesti Vabariigi peaministriks? Sellepärast, et meil on ideed. Meil on väga selged ideed väga paljudes asjades, mida kodanikena me tegelikult ootasime neid ideid olemasolevatelt poliitilistelt jõududelt, aga me neid ei näinud. Ja see oli see põhjus, miks me otsustasime ise tegelikult sellesse konkurentsi tulla. See puudutab Eesti majanduskasvu, Eesti majandusambitsiooni, see puudutab riigireformi, see puudutab Eesti haridus- ja koolivõrku, see puudutab Eesti sotsiaalkaitsesüsteemi reformi. Kõikides nendes valdkondades oleks tahtnud ja oodanud teistelt uusi värskeid ideid, muutusi, neid ei tulnud. Sellepärast olen meie siin ja need ideed ja need plaanid on meil olemas. Aga need teie ideed on väga-väga sarnased Reformierakonnaga, sotsiaaldemokraatidele. Absoluutselt pole nõus. Reformierakond räägib väga viisakalt targast majandusest, lisandväärtuse tootmisest majanduses. Ma ei ole näinud mitte ühtegi ideed, kuidas me sinna jõuame. See on valimistesse korduv jutt. Samal ajal raha, mis majanduses vaja on, sinna tegelikult ei jõua, seda raha tõmmatakse majandusest välja. Me näeme Eestis praegu seda. Seesama tasuta lasteaia lubadus on raha väljavõtmine haridussüsteemist. Sellega sa väga kaugele ei purjeta. Kuulge, kes siis tegelikult Eesti 200 juhib? Kas teie või ikkagi rahastaja Priit Alamäe? Eesti 200 juhib mina koos minu meeskonnaga. Meil on juhatuses 13 inimest, Priit Alamäe kuulub sinna hulka. Kui palju rahastaja hääl maksab ja kelle sõna jääb peale? Millistes otsustes? Kõikides teie otsustes. Rahastaja sõna tuleb alati arvestada, sellepärast, et raha on alati see piirang, mille raames tuleb teha otsuseid. Nii et Priit Alamäe kui rahastaja sõna loomulikult maksab, kui me teeme reklaamikampaaniat. Aga Eesti 200 on 13 inimesest koosnev juhatus, kellega koos on tegelikult see programm välja töötatud, nii et mina ütlen, et meil juhib seda parteid ikkagi juhatus. Aga kas on olnud teil erakonna sees hetki ja mis otsuseid need on puudutanud, kui te olete Priit Alamäe soovituse maha laitnud ja saavutanud oma? Meil oli väga palju vaidlusi programmi koostamise ajal, näiteks koolivõrgu teemadel, kus Priit nägi visiooni ühtepidi, me nägime seda teistmoodi ja tegelikult lõpuks jäi peale see, mida nägi juhatus enamuses. Nii et neid tuliseid vaidlusi on olnud väga palju teemade osas. Ja see ei tähenda seda, et Priit Alamäe sõna alati peale jääb, absoluutselt mitte, see ei vasta üldse tõele. Nii et teid ei saa nimetada tankistiks? Miks ma peaksin olema tankist? Ma ei ole tulnud poliitikasse. Priit Alamäe, nii nagu Tsahkna tankist. Miks ma peaksin olema tankist? Ma olen tulnud poliitikasse väga selgelt tegema ideid ellu viima. See idee, mille eest Eesti 200 on algusest peale seisnud, see on ühtse Eesti kooli idee. See on minu põhjus, miks ma poliitikas olen. Et teie poliitiline eeskuju on Kaja Kallas. Miks teil oli vaja kandideerida? Oleksite võinud lihtsalt Kaja Kallast toetada? Aga ma andsin Kaja Kallasele selle idee edasi. Väga palju nendest ideedest, mis Eesti 200 praegu edasi kannab, ei ole tegelikult need ideed, mida me endale hoiame. Need ideid on jagatud teiste erakondadega väga palju. Kui lõpuks ikkagi näed, et ei tulda neid ideid poliitikasse tegema, on mingid muud huvid nendel erakondadel, absoluutselt teistsugused huvid, siis ei jää mitte midagi muud üle, kui ise teha. Võib juhtuda vabalt ka nii, et Eesti 200 ei saagi parlamenti. Ja võib juhtuda nii, et teie liikumine siis sureb välja, kui te ei leia endal sellist impulssi, et jätkata. Mis erakonnaga te siis ise liituksite? Kas te läheksite siis Kaja Kallase juurde Reformierakonda? Ma ei ole tulnud poliitikasse selleks, et luua erakonda või liituda mõne erakonnaga. Ma olen tulnud siia selleks, et ellu viia väga konkreetsed ideid. Eesti 200 ja mina isiklikult olen valmis ka pärast seda, kui meil ei õnnestu parlamenti sisse saada, jätkuvalt survestama olemasolevaid erakondi nende ideedega, mis meil on. Me ei jäta seda jonni, sellepärast, et meil on siiralt väga konkreetsed plaanid selleks, et Eestil oleks ka pikaajaliselt positiivne areng. Mitte see, kuidas me lahendame ära probleemid järgmise 4 aastaga, vaid see, et kuidas tagada Eesti majanduskasv pikaajaliselt. Aga kui te peaksite teema opositsiooni, kas te viitsiksite opositsioonisaadikuna istuda Riigikogus? Aga see on sama töö. Tegelikult on see täpselt sama töö, see survestustöö selleks, et rääkida kogu aeg ühte sama juttu. Et küsimus ei ole Eestis ainult pensionitõusus, erakorralises pensionitõusus või tasuta lasteaedades. See ei ole Eesti pikaajalise arengu kõige valulisemad teemad. Ja need teemad tuleb täna ära lahendada, ma olen nõus. Aga hakkaks rääkima tegelikult sellest, et meil on majandusse vaja raha juurde tuua. See, mis muuseas on toimunud viimase 5 aasta jooksul teadusrahastusega,
See on sama mõte sellest pikaajalisest protsessist. Ei vaadata üldse ette, tehakse lühiajalisi otsuseid, mille tulemusena tegelikult Eesti majandusest tõmmatakse raha välja, Eesti teadusest tõmmatakse raha välja, Eesti haridussüsteemist tõmmatakse raha välja. Me ei ole sellega rahul. Mina ei ole sellega rahul. Ja ma olen nõus sellest rääkima ka järgmised 25 aastat. Oletame, et te ei saa siiski peaministriks, aga teile pakutakse kohta valitsuses ministrina. Mis on teie kompetents? Mis valdkonnas suudaksite te Eestile kõige rohkem kasu tuua? Minu kompetents on haridus, teadus ja kõrgharidus. Nii et haridusministrina näeksite ennast? See on minu kompetentsi valdkond. Te ütlete, et te pole rahul sellega, mis tehakse ja kuidas 5 aasta jooksul on tõmmatud majandusest raha välja, nagu te väidate ja nii edasi. Samas, kui me vaatame Eesti 200 nii-öelda toetajaid, siis kellelt te hääli ära võtate? Te võtate nend samadelt Reformierakonnalt, te võtate sotsiaaldemokraatidelt hääli ära. Võib-olla juhtub isegi nii, et teie pärast Reformierakond jääb 2% Keskerakonnale alla. Nii. Eks? Aga sellega te tagate Keskerakonna valimisvõidu. Eesti 200 on Keskerakonnale valimisvõidu tööriist sisuliselt. Ja nüüd öelge mulle, miks on see halvem kui Reformierakonna võit või kellegi teise võit? Et mis mõttes on see halvem variant Eestile? Äkki oleks parem, kui te ütlete, et te ei ole rahul praegu toimuvaga, eks just nimelt praegu toimuvaga, siis te peaksite toetama alternatiive. See ei puuduta viimase 2 aasta valitsust. See puudutab ka eelmist valitsust ja seda puudutab tegelikult Reformierakonna võimulolekut juba viimase 10 aastat. See ei ole kriitika ainult viimase 2 aasta suhtes. Ühesõnaga, Keskerakond sobib teile paremini, te ütletegi. Ma ütlen, mul ei ole vahet. Tegelikult ei ole vahet, sellepärast, et mõlemad erakonnad, nii Keskerakond kui Reformierakond, võitlevad väga väikeste pisikeste asjade pärast. Kuidas te kavatsete? Meil on valimiskampaanias, vabandage, mis on meie valimiskampaanias põhiteemad praegu? Me kakleme selle tulumaksuvabastuse miinimumi pärast. Ma saan aru, et see on vaja selgeks rääkida, aga see on olemasoleva rikkuse ümberjagamise mehhanism. Aga miks me ei räägi sellest? Meil ei ole üldse vaidlust selle üle, kuidas me seda rikkust tegelikult juurde kasvatame. Mitte mingisugust visiooni ei ole, mitte kummalgi erakonnal. Aga kuidas te seda kavatsete nagu saavutada? Selles mõttes, et kui te ütlete, teil pole vahet, kas Keskerakond või Reformierakond, siis sisuliselt te peaksite ju ikkagi kuidagi suutma jõuda Keskerakonna või Reformierakonna, nemad ka mõtleksid nagu teie. Loomulikult, aga me oleme tegelikult, kas te ei ole näinud, et me oleme tegelikult juba saavutanud 1,2, me oleme saavutanud sellest, et ühtsest Eesti koolist räägivad kõik erakonnad. Keegi ei saanud lubada seda mitte programmis sisse panna ja sellest mitte rääkida. Keskerakond täna on tegelikult võtnud üle ka meie idee rääkida nulleelarvest. Meil oleks vaja teha riigieelarve revisjon. Täiesti nõus ja tulebki teha. Väga tore, et Keskerakond sellega kaasa on tulnud. Keskerakond on hakanud rääkima ka sotsiaalmaksu lae kehtestamisest. Vaatame, kas me jõuame ka selleni, et me hakkame rääkima tegelikult Eesti rahva raha majandusse toomisest. Ma arvan, et me jõuame ka selleni. Nii et selles mõttes ei ole vahet, kas meie ideedega nõustub Keskerakond või Reformierakond. Mulle tundub, et te väga tahate olla haridusminister Keskerakonna valitsuses. Ma veel kord kordan, mul ei ole vahet, kumb nendest erakondadest meiega tegelikult nõustub. Ei ole vahet. Eesti jaoks pikas plaanis täpselt samamoodi ei ole suurt vahet. Seal on väga väikesed nüansivahed nendel 2 erakonnal. Koolivõrgust rääkides, mis annab teile kindluse, et Eesti ja Vene ja teiste rahvuste esindajate laste ühte kooli panemine võiks toimida? Ma räägin sellest, mis on rääkinud mul need inimesed, kellega ma olen arutanud Eesti 200 ideid ja kes on käinud koolis nõukogude ajal. Nemad ütlesid, et see oli ideaalne platvorm, et rahvuste põhiselt saaksid Eesti ja Vene lapsed oma arveid klaarida. Kas te arvate, et see võiks korduda? Nõukogude ühiskonnas oli väga sügavalt sisse kirjutatud etniline konflikt. Väga tugev ja väga terav ja see loomulikult, kui sa seda etnilist konflikti ei lahenda ja paned need kogukonnad ühte kooli, siis see etniline konflikti viid sinna koolimajja sisse lihtsalt. Täna meil ei ole selles mõttes etnilist konflikti, eestlased ei vihka venelasi ja vastupidi. Meil on väga palju ühtseid Eesti koole, kus õpivad eestlased venest koos. Ei ole kaklusi. Ei ole olnud kaklusi laste tasandil nendes koolides. Minu enda kool, kus ma olen tulnud, Kiviõli kool, õpivad eestlased venelast koos. Ei ole kaklusi. Kohtla-Järve Järve gümnaasiumis õpivad koos. Ei ole kaklusi. Kehras õpivad koos. Ei ole kaklusi. Meil on absoluutselt teistsugune ühiskond, kui meil oli nõukogudeaegne ühiskond. Nii et ei saa võrrelda neid 2 asja. Loomulikult mul ei ole kindlust selles suhtes, et kui me hakkame seda koolireformi ja koolivõrgu korrastama, siis ei teki tülisid, ei teki arusaamatusi, ei teki kogukondade vahelisi üksteise mittemõistmist. Muidugi tekib. Sellepärast integratsioon iseenesest on natuke ebamugav protsess kõigile, sest igaüks peab natuke oma mugavustsoonist välja tulema. Palju mugavam on olla praeguses situatsioonis ja mitte tegelikult sellest välja ronida. Integratsiooniprotsessi on konflikt sisse kirjutatud. Küsimus on selles, kui targalt
me seda konflikti haldame? Selles on küsimus. Mida teeksite teie, et Narvas elaks rohkem eestlasi kui 5%? Ma arvan, et eesmärk ei pea olema mitte eestlaste Narva toomine, vaid Narva eestikeelsemaks muutmine. See tähendab seda, et Narvas elavad inimesed peaksid aina rohkem ja rohkem tarbima eesti keelt ja kasutama eesti keelt oma kommunikatsioonis selleks, et neil seda vaja oleks. 95% venekeelsed inimesed. On ikka vaja. See on see võtmeküsimus, kui Narva tööturg toimiks eestikeelsena, kui Narvas oleksid eestikeelsed töökohad, mis nõuaksid eesti keele oskust, siis tekiks ka Narvakal vajadus tegelikult seda eesti keelt osata väljaspool oma nii-öelda kööki ja kodu. Täna on eestikeelseid töökohti näpuotsaga. Narva College pakub eestikeelseid töökohti, Integratsiooni Sihtasutus, mille me sinna üle viisime, pakub eestikeelseid töökohti. Mis te kavatsete siis sunniviisiliselt tekitada sinna Eesti ettevõtteid või mida te kavatsete? Miks peab olema sunniviisiliselt? Riik peab looma sellised võimalused, sinna tekivad ettevõtted, sinna tekivad sellised majandussektori ettevõtted, kes on seotud muu Eesti tööturuga. Praegu on Ida-Virumaa tööturg väga suletud oma ette ja kinni seal. Ja see on niisugune venekeelne väike mull, milles nad elavad. Selleks, et Eesti ettevõtted, Eesti IT-ettevõtted, kes Ülemiste Citysse väga, väga targalt investeerivad, riik võiks tulla selle taha, et nad näiteks oma arenduskeskused viiksid Narva ja need on eestikeelsed, osaliselt ingliskeelsed töökohad, aga neid on sinna Narva hädasti vaja. Ühesõnaga, te arvate, et inimesed on valmis siis ka liikuma Narva? Inimesed ei pea liikuma. Narva enda inimesed peavad nendesse ettevõtetesse minema tööle. Et nad lähevad tööle ettevõtted, Ma lõpetan oma mõtte ära. Selleks, et nad läheksid tööle töökohta, kust neilt nõutakse eesti keele oskust, ilma eesti keele oskuseta nad seal tööl hakkama ei saa. Pluss see, et eesti keele oskus annab sulle palgale palju suurema palga. Täna Narva tööturul eesti keele oskus ei anna sulle karjäärieelist. Lihtsalt ei anna. Ma olen nagu suhteliselt skeptiline, et saab teha niimoodi, et lihtsalt ütleme, et siin on eestikeelne töökoht ja nüüd hakkabki siin eesti keelt rääkima. Ma toon teile näite. Narvas on üks ettevõtte, mis on minu jaoks täiesti müstiline eesti keele oskuse arendaja, see on Circle K. Te lähete Narvas ükskõik millises Circle K teenindused, saate ideaalse eestikeelse teeninduse. Kui ma küsisin Circle K käest, mis on te imevõti, miks teie töötajad oskavad eesti keelt, samal ajal kuskil kõrval tanklas on tegelikult mitte eesti keelt mitte oskav inimene, siis nad ütlevad, me nõuame eesti keele oskust ja me oleme nõus selle eest rohkem palka maksma. Okay. Ja see ongi see põhjus, miks inimesed tegelikult õpivad ära eesti keele ja on valmis Narvas eestikeelses töökohas töötama. Seega näiteks te arvate ka seda, et endised konservatiivid teie parteis, Meelis Niinemaa, Margus Tsahkna, et nad on võimelised õppima olema liberaalid, nagu Eesti 200 ennast nimetab, liberaalseks erakonnaks. Aga mis vahe te tõmbate konservatiivil ja liberaalil, et kas liberaal, kes toetab isikuvabadusi, toetab inimese enda valikuvõimalusi, kas see läheb vastuollu näiteks rahvuslusega kuidagi? Kas te näete seal mingit vastuollu? Mina ei näe vastuollu. Okay, teil on kuidagi väga niisugune hästi ujuv väärtuskaala. Ma vaatan, te ütlete, et pole vahet konservatiivil, pole vahet liberaalil, te ütlete, et pole vahet Keskerakonnal, pole Reformierakonnal. Mul on tunne, et te ehitate vaba erakonda. Ei ole päris nii, vaadake. Täiesti on rahvuskonservatiiv ja majandusliberaal saavad ühe inimese sees olla väga edukalt. Ma ei näe seal konflikti. Seal ei ole väärtuste konflikti. Täpselt samasugune inimene oli Mart Laar. Ta oli majanduslikult liberaal ja rahvuslikult konservatiiv. Ma arvan, et Margus kehastab väga hästi seda, milline toonane Isamaa oli ja seal ei ole konflikti. Seal ei ole absoluutselt konflikti. Kas te garanteerite selle, et kui Eesti 200 saab sinna Riigikokku sisse, et siis teie fraktsioon on võimeline ühtemoodi aru saama asjadest? Aga meil täna juba saame asjadest ühtemoodi aru. Meil ei ole mitte mingisuguseid erisusi. Kõik, mis on programmis kirjas, on meie ühtemoodi aru saamine asjast. Kas te pole mitte ühtegi konflikti olnud Eesti 2 sees? Kõiges olete alati ühel meelel? Mulle ei tule ette praegu väärtuselist konflikti, kui sellele viidatakse. Meil on olnud vaidlusi selle üle, kuidas ühte või teist asja teha konkreetselt lahendusteedes, aga väärtuselist konflikti, mis puudutab liberaalset majandusvaadet ja liberaalset väärtustelist asja, pluss tegelikult sellist eesti keele hoidmist ja säilitamist, mis on täpselt samasugune väärtus, ei ole konflikti erakonnas sees. Muuseas, need samad venelased, kes on väga suure hulgana Eesti 200-ga liitunud, täpselt samamoodi meil ei ole olnud seal konflikti. Kas te olete pidanud enda puhul tegema ka mingisuguseid põhimõttelisi järeleandmisi, ise ennast ära andma, et sellesse Eesti 200 nii-öelda inimeste hulka paremini sobituda? Ei, ma ei näe siin. See põhjus, miks ma selle seltskonnaga üldse poliitikas olen, on see, et ma esimesest hetkest alates tundsin ära, et tegemist on inimestega, kes on minuga koos ja kellega mina olen koos valmis minema ära tegema neid 5-6 asja, milles me kokku leppisime. Nemad andsid mulle platvormi rääkida teemast, mis on mulle südamelähedane.
mina andsin võimaluse nendel tegeleda poliitikas asjadega, mis on nendele südamelähedased. Ei ole konflikti, ma ei näe konflikti. Me ei ole vaba erakond, sellepärast, et me ei ole tulnud kellegi vastu võitlema. Absoluutselt, meie ühine joon ei ole see, et me oleme millegi vastu. Meie ühine joon on see, et meil on olemas konkreetsed ideed Eesti jaoks, mida me tahame poliitikasse tulla tegema. Ma tahtsin veel rääkida keeltest ja rahvustest. Teie ema on rahvuselt venelane. Mingi heani lapsepõlves te ei rääkinud ühtegi sõna eesti keelt? Ei, olen alati sünnist saati rääkinud eesti keelt, mul on isa eestlane. Aga mis keeles te mõtlete? Sõltub sellest, millises situatsioonis ma olen. Kui ma räägiks teiega vene keeles, siis ma ilmselt mõtleks vene keeles. Ja inglise keelega on täpselt sama. Ma kasutan igapäevaselt tegelikult 4 keelt. Ma just sinna tahangi jõudma. Teie abikaasa on poolakas. Teie 3 last elavad 4 keele ruumis. Yes, nii on. Emalt eesti keel, isalt poola keel, ema-isa vahelisest suhtlusest inglise keel ja vanaemalt vene keel. Just. On see teie meelest hea, et laste peades käib selline keelte paabel? Muidugi on hea, millest ta võiks olla mitte hea. Sellel on omad eripärad, see on reaalne elu, milles need lapsed elavad. Ma olen ise üsna sarnases situatsioonis üles kasvanud. Ma ei arva mitte kuidagi, et see mulle kuidagi halba tegi. Et ei juhtu nii, et lause koosneb üks sõna eesti keeles, üks sõna vene keeles, üks sõna poola keeles? Mina räägin teiega praegu väga sulaselges ma räägin teie väikestest lastest. Mis tähendab seda, et ma olen mitmekeelses keskkonnas üles kasvanud, ma olen osaliselt oma hariduse saanud inglise keeles, ma olen väga palju pikalt elanud riigis, kus ma olen pidanud kasutama poola keelt, ometigi ei ole mul keeled peas segi, ma olen võimeline ühelt keelelt teisele lülituma väga kiiresti. Nii et mitmekeelsus on rikkus, see on inimese väga suur eelis, mis tal on ja mina oma laste puhul ei näe mitte mingisuguseid probleeme, vastupidi, neil on väga suur eelis paljude teiste suhtes, kes on võib-olla ükskeelses keskkonnas üles kasvanud. Te olete täna tulnud siia kleidis, ometi ma lugesin, et teile kleid tähendab alasti olekut. Kui te saaksite peaministriks, kas te käiksite teksadega oma lemmikriietusega? Muuseas, see on võib-olla see üks kompromiss, mida ma olen pidanud poliitikasse tulekus tegema, et ma olen pidanud õppima kleite kandma, jah. Ja see on teile vastik? Ei, ta ei ole mulle vastik. Sest see ei oleks olnud minu vaba valik. See ei oleks olnud minu vaba valik. Te oleksite tahtnud olla peaminister teksades? Jaa, loomulikult, miks mitte? Täiesti vabalt. Kui te mõtlete peaministri kohale, siis kas te oskate nimetada 2 oma kõige suuremat tugevust, mille tõttu te sinna sobite? Isikuna mul on juhtimiskogemus, ma tean, mis tähendab juhtida meeskonda, ma tean, mis tähendab juhtida asutust. See tähendab ka seda, et ma oskan lahendada konflikte, ma oskan erimeelsusi, ma oskan kompromisse otsida. Aga mis teeb minust tugeva peaministri on ikkagi see, millest ma alustasin oma intervjuud. See, et ma tean, miks ma olen tulnud poliitikasse, ma tean, mida ma tahan teha, meil on väga selge ideede ja plaanide programm, mida ma olen tulnud teostama. See on väga oluline juhi puhul, kui ta teab, mida ta tahab saavutada järgmise 4 aasta jooksul. Me ka valmistasime seda intervjuud põhjalikult ette ja küsisime inimeste käest, et millega nad oskavad, milliste omadustega nad oskavad Kristina Kallast seostada. Paraku tuli välja niimoodi, et 65% inimesi ei oska teid seostada mitte ühegi omadusega. Kui on üks omadus, millega teid paraku seostatakse, siis on see, et te satute kergesti skandaalidesse. Miks te seostute skandaalidesse? Mina isiklikult kergesti skandaalidesse. Just. Mina isiklikult. Just. Kristina Kallas satub skandaalidesse. Kas te oskate seletada, miks inimesed seda arvavad? Kas see seostub selle õnnetu plakati skandaaliga? Ma arvan, et see seostub selle plakati skandaaliga. Aga see, et inimesed mind ei tunne, on ju iseenesest arusaadav. Ma olen inimeste jaoks väga uus inimene. Ma olen avalikkuse jaoks väga uus inimene, nii et mind on vaja veel tundma õppida. Räägime nii skandaalidest ka, et miks on nii, et kui Eesti... Skandaalist. Räägime palun konkreetselt ühest konkreetsest juhtumist, kus Eesti 200 tekitas ärevust ühiskonnas. Ma lisaks sinna juurde ka selle Vabaduse väljaku juhtumi, kus olid teie erakonna liikmed sattusid sellisesse kokkuvõrkasse. Meie erakonna liige, üks inimene, seal oli 3 inimest kokku. Eraisikuna selles situatsioonis. Ta ei olnud seal erakonna liikmena. Ta ei tegutsenud selles situatsioonis kuidagi erakonna liikmena. Erakonna kokkulepitud tegevusena, see oli selle inimese, isiku, kodaniku konkreetne tegevus. Aga ometigi nii, et kui Eesti 200 ületab uudise künnise, siis sellised säravamad lood on just seesama Vabaduse väljaku juhtum, teie plakati juhtum. Ja need mõlemad asjad on sellised, millele te pärast peate andma lisaselgitusi, kirjutama oma erakonna siseliste kirju, isegi oma erakonna liikmetele selgitama, mis toimub. Et miks see nii on?
sellepärast, et meedia ja avalikkus seostas seda intsidenti Eesti 200-ga. Eesti 200 endal ei olnud selle intsidendiga mitte midagi pistmist. Aga plakatiskandaal oli loomulikult meie tehtud, siis me pidime selgitama, mis oli selle asja eesmärk, miks me niimoodi tegime. See on ju loogiline, et me seda selgitame ka oma liikmetele. Aga kuidas te ennast tunnete isiklikult selles rollis, et te olete saanud Eestis niisuguse ka parem äärmusluse sisuliselt peksukotiks, kolliks, kellega hirmutatakse? Kas Eestis on olemas poliitilist jõudu, keda parem äärmuslased ei ründaks? Aga kuidas te ennast isiklikult selles tunnete? mõttes, et kõik paremäärmuslased ründavad kõiki. Nende poliitiline agenda on see, et kõik on halvad, kõik on rahva vastu, nemad on ainukesed, kes rahvast kaitsevad ja see on tõsna loogiline, nad ründavad kõiki teisi. Nad ei ründa ainult meid, aga meie oleme ka uue jõuna hambus kõikidel teistel, eriti paremäärmuslastel. Me oleme väga hambus kõikidel teistel. Miks te arvate, et uut jõudu tuleb kohelda kuidagi erinevalt? Ei arvagi. Aga te olete näiteks pahandanud sellega, et ei saa riigi toetust ja et teistel on ebavõrdne konkurents. Nagu on ju ebavõrdne konkurents. Selles mõttes rahaliselt on täiesti ja paljud on sellest ka rääkinud, mitte midagi ei ole muutunud. Aga miks te arvate, et peaks muutma? Sellepärast, et konkurents peab olema õiglane. Selles on asi, kui on ühele, kes on partei, peaks hakkama raha andma või? Iga ühele, kes teeb partei, peaks olema võrdsed tingimused Riigikogu valimistel kandideerimisele, sealhulgas maksumaksja raha kasutamisele. See, millised käärid, ma ei väida seda, et parteid ei peaks riigieelarvest raha saama, see ei ole minu väide, aga see, millised käärid haigutavad meil rahaliselt nende parteide võimaluste üle, kes saavad maksumaksja raha versus need parteid, kes ei saa maksumaksja raha. Nii et samamoodi olete olnud kriitiline, et teilt küsitakse teie rahastajate kohta. See ei ole üldse kriitilised olnud. Pole kordagi kriitilised olnud, oleme alati kõik nimed välja öelnud. Ma võin tuua ühe näite, mis puudutab seda, kui kirjutati sellest, et kui palju kriminaale teie erakonda kuulub. Ja seal tuli Eesti 200 poolt vastus, et muidugi on uut jõudu lihtne rünnata, kuigi tegelikult me kohtlesime kõiki parteisid võrdselt ja sama taksi järgi. Et mul tekib küsimus, et kui peaksid saama peaministriks, kas te üldse olete valmis selleks, et kriitika teie pihta on igapäevane ja kas te oskate selle kriitikaga toime tulla? Kas me võime selle kriminaalide, see on huvitav teema muuses, sellepärast, et ma ei ole siiamaani veendunud selles, et kustunud kriminaalkaristustega inimeste nimede ja nende kriminaallugude väljatoomine on avaliku huvi teenimine. Inimesed on oma karistuse kandnud, inimesed on võib-olla pööranud uue lehekülje ja ma olen siiamaani veendunud, et see ei ole õige käitumine, et nende inimeste lood välja tuuakse. Jah, kehtiva kriminaalkaristustega inimeste puhul ma olen teiega ühel nõul. See, mis puudutab kustunud kriminaalkaristusega inimesi, siis ma ei ole tegelikult ajakirjandusega siin ühel nõul selles osas, et see on avalik huvi, mida see inimene kunagi tegi. Aga kas te kriitikaga toime tulete, kui te peaminister olete? Muidugi tuleme toime, miks me ei tule? Ma selles mõttes saan väga hästi kriitikaga hakkama. Milles väljendub teie vene temperament, et kas te laua peal olete tantsinud? Kas te arvate, et mul on vene temperament? Pool ja pool. Mul ei ole vene temperamenti. Te olete Tiiu talu tütrekene. Ma olen täiesti tavaline Eesti inimene, Eesti kultuuris üles kasvanud. Sellepärast, et need kultuurinormid, mille järgi mina käitun, on need kultuurinormid, mis kehtivad Eesti ühiskonnas. Ma olen selles ühiskonnas üles kasvanud. Kas te nõusid olete lõhkunud või mobiiltelefoni katki visanud? Ei ole. Aga kas te oma erakonnale raha olete küsinud ise? Mina ei ole tegelenud erakonna rahastajatega. Ma olen paari inimesega kohtunud küll, aga see ei ole minu peamine töö. Kas kohtunud sellepärast, et nad on andnud erakonnale raha? Ei, me oleme kohtunud sellepärast, et arutada, kas nad on nõus erakonda toetama. Rahaliselt? Loomulikult rahaliselt. Okay. Kui Eesti 200 otsis endale liikmeid, et saada 500 liiget kokku, et erakonnale ennast registreerida, kas te tegite ettepanekuid ka oma Tartu Ülikooli Narva kolledži tudengitele, et nad võiksid liituda? Mitte ühelegi pole teinud. Me oleme jõudnud sellesse kohta, kus me natukene testime teie otsustamisvõimet ja kiirust. Ma annan teile 5 kaarti 5 nimega, kes esindavad teie konkurente. Ja me palume panna need ritta üksteise järgi alates sellest inimesest ja poliitilist jõust, kellega te kõige rohkem tahate teha koostööd, kuni selleni, kellega te kõige vähem sooviksite teha koostööd. Teil on 20 sekundit aega. Ma ütlen teile kohe, ma panen nad kõik absoluutselt ühe joone peale. Mis see joon on tegelikult? Et, kuidas ma peaksin neid reastama? Mis see loogika on? Jevgeni Ossinovski, kui te sotside ja Jevgeni Ossinovskiga eelistaksite kõige rohkem koostööd teha järgmises valitsuses, siis tema on esimene.
järgmised kuni kõige vähemad? Ma selles mõttes ei ole ikkagi selle ülesandega nõus, sellepärast et minu jaoks ei ole küsimus selles, kellega kõige rohkem. Minu jaoks on küsimus selles, kes on see jõud, kes on, see ei ole isiksuste küsimus, saate aru, see ei ole ka erakondade küsimus. Te tahate mind tõmmata mängu, millega te kõik olete harjunud, kes kellega koos, kus, mida paraku te peate neid otsuseid tegema peale 3. märtsi. Jaa, aga ma ütlen, et tänase seisuga on täpselt, teeme niimoodi, tänase seisuga on see täpselt selline seis. Need inimesed ja need erakonnad, kelle puhul ma näen, et meil on väga palju kattuvusi ja valmisolekut tegelikult Eesti 200-ga kokku leppida, siin ma näen kattuvusi vähem ja raskusi rohkem. Ma ei välista ei neid ega neid. Kõige keerulisem on see seltskond inimesi, sellepärast, et seal on väärtuskonflikt. Kuidas selle EKRE välistamisega teil on? Te kord ei välista, siis te välistate, ei välista. Me ei välista EKRE-t Eesti poliitikast. Ei ole võimalik välistada seda, mida EKRE kannab. Ma räägin koostööst, valitsuskoostöös. Küll, aga ma näen väga suurt raskust, kui mitte võimatust tegelikult selle erakonnaga koostööd teha. See on väärtuskonflikt, aga seal on ka väga palju praktilisi asju, mille puhul ma näen, et meil ei ole kokkulepet, nii et ütleme nii, et ma ei tahaks välistada, sellepärast, et uue poliitilise jõuna on väga rumal tulla ja hakata kohe kedagi välistama. Ma ütlen, et siin on väga keeruline. Ma ei näe täna, ma ei ole optimistlik täna selles osas, et selle erakonnaga on võimalik tegelikult kokku leppida. Ma näen probleeme siin, ma näen konflikte siin, ma ei näe tegelikult mitte üheski nendes 3 põhimõttelisi suuri vasturääkivusi. Mida te arvate blondide stigmatiseerimisest? Kas blond võrdub rumal? Teate, neid stereotüüpe on niivõrd palju, et püüaks hoiduda nendest stereotüüpidest. Ühiskonnad muutuvad väga kiiresti. Need stereotüübid, mis võisid 20 aastat võib-olla tekkida mingi reaalsuse pinnalt, täna enam ei kehti ja kui me kanname neid põlvkonnast põlvkonna edasi, siis me tegelikult tõmbame seda ajalugu kuhugile, kus tänapäeva ühiskond on absoluutselt muutunud. Tänapäeva ühiskonnas on teistsugused väärtushinnangud, teistsugused hoiakud, nii et ma arvan, et ärme tõmba neid blondide stereotüüpe kuskilt sealt 80-ndast ja 70-ndast. Aga siiski on olnud juhtumeid ja ma küsin ka teie käest, kui teie peaksite saama peaministriks, kas värviksite oma juuksed brünetiks, et olla tõsiselt võetava? Kindlasti mitte. Miks ma peaksin seda tegema? Sest blond ei ole tõsiselt võetav. Mis on teie palgasoov? Mul ei ole tegelikult palgasoovi, päris ausalt ütlen. Olete nõus tasuta töötama? Ei, no mingi palk peab ju olema, mis see peaministri palk täna on, ma ausalt isegi ei tea. Ma isegi ei tea täpselt lõpuni, mis Riigikogu palk on. Ma töötan erakonna esimehena praegu tasuta, sellepärast, et ma ei ole poliitikas palga pärast. Ma saan aru, et mingi tasu tuleb inimesele maksta selle eest, et ta seda tööd teeb, aga ma ei ütle teile praegu konkreetsed numbrid, sest ma ei ole sekundit ka selle peale mõelnud tegelikult päriselt. Millal te viimati peol käisite? Millisel peol? Mul oli sünnipäeva pidu eelmine nädalavahetus. Oli vinge pidu? Jaa. No laua peale tantsinud? Ei, ka seal igal peol peab laua peal tantsima. Mul oli väga tore bänd, kes meil esines Puuluup, kus on mu sõbrad, nii et meil oli väga tore armas väike pidu kodus. Suur tänu, Kristina Kallas, tulemast. Nagu ma olen kõigile öelnud, tulemused tehakse kõigile teatavaks avalikult, ühel ajal, ühetaoliselt 3. märtsi keskööpaiku. Jõudu teile! Aitäh teile!